Jõgeva vallas asuv Luua küla on esmaspäeva hommikul inimtühi. Vähem kui 300 elanikuga asula on aga kooliperioodil ligi 500 inimese võrra suurem. Metsanduskool on see, mille järgi Luuat enim tuntakse. Kutsekool on nagu suur maailm, mis mahub väikse Luua külamaailma sisse. Metsanduskooli hoonetesse mahub aga veel küllatavam kõrgtehnoloogiline maailm. See on nüüd küll üsna tippmudel, sest asjad käivad kaasas veel lausa virtuaalprillid. Harvesteri ja Forwarderi juhiks õppijatele on Luual erakordselt head võimalused. Äsja sai kool uued simulaatorid, mille lõppimine on enne kallite traktorite kabiini minekut hädavajalik. Ja mis seal salata, uus tehnoloogia on õppijale ka vaata et meelelahutuslik, ent siiski hariv. Iga asi algab kuskilt algusest, et kohe päris suurt metsa langetama ei ole nagu mõtet minna, et peab ükshaaval võtma ja need saama õigesse suunda langetatud. Ja siis vastavalt järkama. Kas see nüüd täiesti reaalne, nii nagu looduse keskel masinaroolis olles oled? See on jah üsna. See visuaalne pilt võib-olla on natukene teine, aga nupud ja kõik see masina seadistus ja need on küll kõik samad ja hästi ligilähedased. Kui teie oleksite firmajuht ja teil oleks, ma ei tea, 1 000 000 eurot maksev Harvesteri masin, siis lubaksite siit koolist selle ekraani peal töötanud inimese sinna rooli? Kuna ma olengi instruktor, siis selle peaks tegema kohustuslikuks. See on nii puudulik, et firmajuhid unustavad ära, et kui on kallis masin, aga mehed lihtsalt ei oska. Luua koolis õppinud Harvesteri juhid võivad kindlad olla, et nad leiavad tööd ja saavad selle eest ka head palka. Mina ei julge välja käia numbreid, küll aga tean, et nad on kindlasti kõrgemad Eesti keskmisest ja sõltuvad alati igast mehest endast, et kui mees ise on heade eelduste ja oskustega ja tööandjaga head koostööd teeb, siis on tõenäoliselt tema palk ka selle vääriline. Tegelikult ega kõik inimesed sinna ei sobigi. Täpselt sama nagu ei sobi mehaanikuks, niisama ei sobi masinameheks. Juba hakkame sellest pihta, et mees on 10 tundi praktiliselt üksinda kabiinis. Telefoni teel võib-olla suhtleb kellegiga, ja ta peab tulema paljude probleemidega ise toime. Ei ole nagu kohe abikätt võtta. Metsandust ja metsamasinaid tundvaid inimesi läheb praegu vaja nii Eestis kui ka välismaal. Tõenäoliselt on meie metsamasina juhte nii Poolas, Soomes, Venemaal, kus iganes metsa lõigatakse. Tänane tööturg on rahvusvaheline ja piirid on vabad, nii et inimesed liiguvad sinna, kus neil parasjagu tööd on. Luua kõikide erialade õppe vajab korralikku läbiproovimist, olgu see siis masinate tundmine, aiandus või loodusturism. See on nagu täiskasvanute liivakast, kus saab olukorrada läbi mängida, et tööle asudes oleks oskused varrukast võtta. Simulatsioonimasinad ongi põhiliselt metsamasinatele. Et siin on siis Harvesteri simulaatorid ja teisel poole jäävad siis metsakokkuveotraktori ehk siis Forwarderi sellised väiksemad mudelid, nendega tõstetakse juba reaalselt päris palke, mis on muidugi väiksemas mõõdus kui need, mis metsas on. Kui me tõstame 1,5 meetriseid puid siin, metsas on tavaliselt 4, 5, 6 meetrit puud. Ja eks see tõstuk on võib-olla ka siis selline kordi. Siin ei olegi kindlat mõõtkava, on lihtsalt selline, mis siin oleks nagu optimaalne ja mida saaks esimeste liigutuste jaoks kasutada. Aga lisaks sellele praktika on ju
seotud kõikide erialadega ja noh, mitte nii palju nüüd simulatsiooniga, aga näiteks on meil väga hea saeklass, kus kohal õpivad õpilased tundma, kasutama ohutult ja hooldama kõikvõimalikke mootorsaage ja võsasaagesid, mis metsamehel on ju ka ühed väga vajalikud asjad. Ja maastikuehitusel on päris nii-öelda kuivatrenniruum meil siin, ehk siis suur hall, kus kohal saab teha kõike seda, mida maastikuehituses vaja läheb, ehitada erinevaid konstruktsioone, rajatisi, laduda sillutist. Sillutise ladumine ongi üks selline asi, mida maastikuehituse õpilased teevad, et see ikkagi korralikult käes oleks. Selleks on suured nii-öelda liivakastid, kuhu kohta saab siis laduda seda sillutist, selle siis pärast üles võtta ja uuesti laduda. Põhjaliku praktika peavad läbima näiteks ka matkajuhid. Neil tuleb suvel ja talvel läbi teha mitu matka ning juhendada inimesi turismiettevõtetes. Luua metsanduskool ei tooda tööturul inimesi niisama sisetunde järgi, vaid koostööd tehakse tööandjatega, et teada saada, millise ameti esindajaid reaalselt vajatakse. Me õpetame praegu peamiselt kõiki neid valdkondi, erialasid, mida tööandjad vajalikuks on pidanud ja et kui üks kool saaks eriala õpetada, siis ta peabki tegema selleks eelnevat tihedat koostööd ettevõtjatega. Ehk et ettevõtjad kirjeldavad ära ametid, erialad, kutsestandardi läbi ja kool siis koos ettevõtjatega teeb selle peale õppekava, kuhu me siis noori ja ka täiskasvanuid täna õppima ootame. Näiteks metsamasinate juhtimise eriala on üks kindlamaid valikuid, mis tagab töökoha. Tööle läheb reaalselt üle 80% vähemalt. Erinevatel aastatel erinevalt. Nad on nõutud ja seda nõudmist veel toetab omakorda fakt, et kui me räägime kutsekeskhariduses õppivast noorest, siis tema viimasel praktikal on reeglina poistel kõikidel juba töökohad ka eest terendamas, nii et läbi praktikakohtade tekivad ka töökohad ja mis saab olla veel paremat koostööd ettevõtjatega kui see, et nad saavad koolitingist omale värske spetsialisti.